No see raisku ilus ilm. Kahju, et mingi võõras kastupa jooksis. Tõsiselt või? Sellest, kuidas sa käsi pesed või? Oh jah. Jää vait, see on jumala artsina. Prae sai ju. Päriselt või? Mis sinu vahet on, mida ma teen? Praen, keedan sai ja tõmba nahk. Ops, lõpuks ometi vaba päev. Mees teeb, mis mees tahab. Mees tahab praetut saia. Ja mul ei ole mitte ühtegi kohustust. Täna on esmaspäev. Tere kallid fännid, meil on 20. märts, hommik Huugaga 14 on teie ees. Ei pidanud küll täna osa tulema, aga elus juba on kord niimoodi, et tuleb väikene muutus. Nagu Carlos Kolk tegelikult, kes kunagi oli siuke gangster. Carlos Kolk, swag. Okei, mul fänne umbes 3 tonni, kuid enamust neist ainult solis. Iga õhtu äske femmis väiksed pliksid teevad spämmi. Ja nüüd on Clem siuke emotsionaalne Eduard, et paneb siukseid nutuvideosi ülesse. Video, kus ma üritan mitte nutta. Lega! Mis ma öelda tahtsin, oli siis see, et inimesed muutuvad. Ka mina muutusin praegu, sest et ei olnud ju plaani videot teha, aga mida sa vaatad praegu? Nagu ma ütlesin, hommik Huugaga saade järjekorra numbriga 14. Hommik Huugaga saates me räägime niisama mingisugust juttu, arutleme mingisuguste teemade üle ja nii edasi ja nii edasi. Ja ütleme nüüd kõik koos, nagu ütles minu sõber Biggie Smalls, if you don't know, now you know. Racist, you are racist. Aga hakkame siis peale. First things first, meil on siis eelmise nädala Instagram competition photoshoot winner vaja announce ida, nii et see on meil. Kes nagu uurib, et miks ma pärast nagu monteerimises selle nime panen, sest et ma ei viitsi praegu, ausalt, ma ei viitsi praegu seda nimekirja teha, ma ei viitsi praegu seda loosimist teha, mida iganes. Nii et palju õnne sulle, ma lasen Arlil su DM-idesse slaidida. Küll ise siis lepite mingisuguse aja kokku. Kiiret ei ole, varsti lähevad ilmad veel isumaks, nahk läheb pronimaks, saate vähe kõvemad pildid selles mõttes, et see pakkumine ei aegu. Aga teine asi, millest ma tahaks täna kindlasti rääkida, on siis see, et uskugi või mitte, aga mul on kirjutanud inimesed. Kuule, tee särki ka, ole mees, ma tahaks küll su särki kanda. Mille peale mina olen lugedes selline minu särki. Miks? Aga ma mõtlesingi, et tegelikult see on nagu suht normaalne variant, sest et inimene, kes tahab mind supportida, siis mul oleks talle midagi tagasi anda ja kui see tagasi antud asi on selline, mis mulle endale ka meeldib, siis ma ei näe siin nagu mingisugust probleemi. Nii et let me introduce you the first Huugaja shirt design. See oivalise disaini ja lõikega särk võib muuta sinu suve poole paremaks, kui sa seda kannad, siis tea, et kõik teavad, et sa oled Huugaja. Ja sina võid hugata. Sul on pohhui kõigest. Unusta ära oma vana valge särk, mis sa 2 aastat tagasi New Yorkerist ostsid ja osta omale õige Huugaja särk. Nägid oma klassivenda HD Taneli särgiga. Pane kuradi klassivenna HD Taneli särk põlema ja osta endale Huugaja särk hoopis. Huugaja särk.
nüüd saadaval. Jep, mis see vend just ütles. Igatahes, kes tahab mind siis kas niisama supportida, kes tahab endale lihtsalt valget T-särki, kes tahab, kellel meeldib Timo disainid ja tal on kõik Timo disaini särgid juba olemas ja tahab ühte veel, siis see on üks veel. Või tahad olla lihtsalt huugaja? Ole! Mina olen huugaja, sina oled ka huugaja, me oleme kõik omamoodi huugajad. Nüüd tekib kindlasti küsimus, kui palju see kõik maksab. Noh, kuna Maria Rannaväel ja Meigikott maksab 25 eurot ja Eesti YouTuberite sõbrakaardid 19,90, siis ma arvan, et kui ma enda särgist 20 küsiks, ei ole väga hullu. Neid särke ma teen siis maksimum 15 tükki, sest et mulle meeldib säilitada natukene siukest eksklusiivsust, sest et nõme oleks ju, kui sa kõnnid linnas ja siis vaatad, huugaja, mis te olete lihtsalt mingi, sa ka huugaja, jaa, ma ka huugaja. Nii et särgi nii-öelda tükke tuleb selles mõttes vähe, disaine jälle siis omakorda rohkem, palju erinevaid disaine särke ja sellega aitab mind Timo ja thanks Timo veel sulle, täiega kõva ausalt. Aga kuidas siis seda saada? Noh, seda saada on tegelikult päris lihtne, lihtsalt kirjutage mulle kuskile sotsiaalnetworki kontole, vahet ei ole, kas see on siis Twitter, Instagram, vahet ei ole, ei taha hoobelda, aga mul on nagu telefonis netti ja värki ja siis ma saan nagu kõik asjad kätte, mis te mulle kuskile kirjutate. Nii et all good, nii et võite mul igale poole internetis kirjutada, võite mul päriselus käest kinni võtta ja öelda, kuule, ma tahan ka su särki. Ja siis ma ütlen, et aga kuule, ära tõmba mu põsa, aga okei, kohe saa. Ja iga inimene, kes on pannud like'i, iga inimene, kes on üldse midagi teinud, aitäh, te reaalselt teete mu unistusi praegu teoks. Nii, aga hakkame siis pihta, räägiks mõned ägedamad uudised ka teile. Eelmises osas nii palju uudiseid ei olnud, sain sellest natukene noomitusi ka, et kuule, sa promosid liiga palju seal. Kuigi ma ütlen viimase video kohta nii palju, et ma hakkasin kell 2 sellega pihta, isegi 1 vist, ja lõpetasin selle kell 9 õhtul, sellepärast et mingisugune kella 5, kui mul terve video oli valmis monteeritud, otsustas iMovie siis kõik mu klipid ära kustutada. All around me are familiar faces. Ja ropendamiste kohta ma sain ka mingisuguse noomituse üks päev, aga ma ütleks selle kohta nii palju, et esiteks mulle meeldib ropendada, minust see on väga hea viis ennast väljendada, sest et kui midagi on perses, siis ma ütlen, et see on perses. Ma ei ole enda ropendamistega võigas, ma ei ropenda siin nagu tühja ja lapsevanad, kes arvavad, et jumal küll see uuga ikka ropendab nii palju, siis kuule ära põe, su kuradi nagla hakkab paari aasta pärast sama hullemini veel ropendama. Mina panen praegu väga leebelt seda asja siin. Nii, aga hakkame siis pihta. Mäletate, eelmine aasta novembrikuus sõitis üks PEM seina. Hullult palju sai nalja sellega, vaata, igasugused mingid miimid ja kõik jutud, vaata. Igatahes nüüd siis tõi prokuratuur välja, et 22-aastane Heleri, kes siis roolis oli enne väikse pongi ripi teinud ja läinud autoga sõitma. Selles mõttes, jah, roolis kanepi uimas olla 22-aastasel neiul on, ma arvan, natuke ohtlik. Ja noh, selles mõttes õnneks ta sai oma viitsad kätte. Ehe märk, et see Biff jäi reaalselt roolis midagi mõtlema ja pani otse seina. No selles mõttes kurb muidugi, noh, nõme õnnetus ja värki, aga noh. Ise sa tegid jobu. Siis Inglismaal juhtus üks päris fucked up asi, kui üks 19-aastane tüdruk mõrvati ex-boyfriend'i poolt. Mis teeb selle nagu loo eriliseks on see, et enne seda pool aastat oli see tüdruk käinud mööda politseid, et ta ex-boyfriend siis talkib teda. Lõpuks mingisuguseid tõendeid ei leitud, seda tüdrukut pigem vaadati nagu siukse näoga, et kuuled, et lõpeta ära juba, sul ei ole nagu midagi viga. Ja ta sai isegi kusjuures trahvi Inglismaa politseinikutelt, et ta kulutas siis politseinikute aega. Ja mõned kuud hiljem, kui ta oli selle trahvi saanud, leiti ta siis oma magamistoalt niimoodi, et tal oli kõri läbi lõigatud. Nii et pole küll kohalik, aga Ida-Sussexi politseinikud, palju nad olete meie selle nädala vakstupead. Siis maailmas üks asi veel, nimelt mesilased hakkavad välja surema. Kujutate ette, nagu reaalselt tatist saati on need mesilased nagu ringi pandi, siis sa oled lihtsalt minema lidunud, sest et sa kardad nõelata saada. Kuigi noh, terve elu räägitakse, et kuule, need mesilased ei tee sulle mitte midagi, ära karda neid, herilasi pead kartma. Aga no mul oli mesilaste kõigiga fuck that. Aga igatahes tõesti on mesilased meil siis maailmast kadumas ja mõtle, kui imelik oleks, kui meie lastel ei olekski reaalselt maailmas ei oleks mesilasi. Päris haige tegelikult. Ja et inimesed sellest nagu rohkem aware oleksid, siis on isegi haninat, krõbinad oma maskoti ära võtnud. Ei ole enam mesilast.
nii et jah, ei oskagi selle uudise kohta enam midagi rohkem rääkida, kui ainult seda, et paneks teile kõigile südamele, et kui sellel suvel näete mesilast, kes teile räigelt närvidele käib, siis ärge teda ära tapke eest. Sest et ehk juhtub paari aasta pärast niimoodi, et istute teie siis teleka ees, vaatate 7 uudiseid, tuleb uudis, et mesilased on välja surnud ja siis te mõtlete, et ai, pede, ma lõin ka 2 tükki maha ju raisk. Et päästame koos mesilased. Siis Saudi Araabias tehti naiste komisjon, kus aga naljakal kombel ei ole ühtegi naist, nimelt hoopis 13 meest. Aga ma siit uudise videolt nägin, et üks naine siiski kuskile video peale jäi, nii et vähemalt üks naine seal kuskil ehitiseski on. Majas vähemalt on üks naine. Et jah, Saudi Araabia, õigused naistele või midagi sellist. Siis Dubai, mis on väga kammikas koht, seal siis üks mees söötis koertele ühe kassikese. Vot selles mõttes väliselt ma olen praegu rahulik, aga sisemiselt ma põlen praegu, ma tahaks selle venna saada siia, võtta kruvikeere ja talle igemesse lüüa. Aga noh, see on minu idee karistuseks, mida aga Dubai võimuorganid siis talle karistuseks välja mõtlesid, oli siis see, et puhastab tema siis Dubai loomaaeda 90 päeva. Noh, minu arust see vend sai ikka päris lebo karistuse selles mõttes, et kui oleks nagu minu teha ja ma ei tohiks talle igemesse midagi lüüa, siis ma arvatavasti paneks ta seal ka koristama, aga ma paneks ta koristama näiteks jõehobude basseini, aga niimoodi, et jõehobud on ka basseinis ikka, kui tema nagu koristab, vaat saate aru, siis jõehobud nagu jah, igalt jah. Aga läheks teeks natukene Eesti sotsiaalmeedias content copy ka. Vanades osades oli see siuke väga populaarne segment, aga viimastes osades ma ei ole viitsinud väga sellega tegeleda, sest et seda contenti, millega sa saad siukse tabava asja juurde öelda, on suhteliselt raske leida, sellepärast et minust terve see Eesti Twitteris siin on praegu siuke, et on lihtsalt mingi miks sa teed haiget nendele, kellest sa kõige rohkem hoolid? See on nii haige, kuidas sa võid tüdrukust täiega hoolida, aga ta lõpetab ikka selle asshole'iga. Ütle nagu inimesele, mida sa päriselt arvad, mitte ära ütle talle seda, mida sa tahaksid, et ta kuuleks. Sa ei tea, kui palju sa mulle tähendad. Et vähem on olnud siukest banterit, siukest nalja, rohkem on olnud sellist Tumblri vinguvat tiipi sitta. Mille selles mõttes vastu mul ei ole mitte midagi, ma ise panen Dreigi lüürikat Twitterisse, nii et ma ei saa siin kedagi nagu, aga te lihtsalt teete mulle elu raskemaks, kui te lõpetate nagu nalja tegemise ära ja olete nagu tiibidesti, vaata, sest aga kus meil natukene contenti on või selliste, mille kohta ma saaks midagi öelda, siis ma vaatasin seda Kalvi Kalle Instagrami ja ma mõtlen, et kuradi kõik need kutid ja tutid, kes te kommenteerite seda Kalvi Kallet kogu aeg, et sa sellega paned ka 5. või? Kalvi Kalle paneb pildi oma vanaemaga koos, sa küsid talt, sa paned 5. või? Vakstu peale, see on minust nagu kõige hullem, kui keegi teeb siukest nagu cringe nalja, et sa lihtsalt loed selle kommentaari ja siis lähed käid vaatad selle venna profiili ja siis mõtled, sa näed välja küll siuke vend, kes siukest sitta nalja teeks, noh. Aga kuna minu näost saate aru, et mina olen nalja täis, siis jätkan siukse Kalvi Kalle hea naljaga, mille välja mõtles tegelikult üldse Mikael Meemaa. Kalvi Kalle lahkumine prooviabielust on põhimõtteliselt sama, kui Steve Carell Office'ist ära läks. Raske on edasi vaadata kohe. Millega ma olen selles mõttes täitsa nõus, sellepärast et see üks vend, kes selle Liisaga nüüd seal on, see on minust eriti kammikas vend. Ja nüüd see teine see vend, kes selle blondiga nüüd seal midagi säkutab ja talle toiduaineid ütleb, millised osta tohib, see on siuke, ma ei tea, ma ütlen päris ausalt, ma arvan, et 3. osa oli viimane prooviabielu osa, mida mina isiklikult vaatasin, nii et selleks hetkeks prooviabieluga siit channelist igatahes kõik. Aga järgmine hea tweet tuleb siis Ardolt. Ardo ütles siis, et usun, et olen igati moodne ja tehnikaga sina peal inimene, aga Selveri iseteeninduskassas tunnen end sama eksinult kui Penskart Tinderis. Need asju nagu läbi lapata sealt niimoodi, see on nagu savi, vaata, aga just siis, kui sul on mingisugune 3 paberikotikest saiu täis erinevates pakkides, siis sa oled seal lihtsalt mingi miks ma ei võinud lihtsalt anda selle töö inimesele, kes seda tööd oskab teha. Ja Karmen kirjutab, ma olen viimane inimene, kelle juurde tulla uhkena. Sain soodukaga 200 eurose karusnahast vesti. Konkreetselt saad laipasi enda seljas kanda. Vot sellega ma olen täiesti nõus, sellepärast et saad 2 sotist endale parka, mis on veekindel, mis on soe, mis hingab, millega on talvel mõnus olla, mis näeb lõpuks veel ilus välja ka paljude kuttide arvates, siis ma nagu ei saa aru, kuidas üldse keegi mingisuguse 200 eurose karusnahast vesti ostab. Vesti! Siis Quality Pantherid pani jälle ühe hea tweedi, et kui alkoholi kätte ei saa, siis tuleb pöörduda kätte napsu kontori poole.
nägite napsu. Ja lõpetuseks, kuna ma lähen ise nüüd siin selle BMX tüüpi rattaga trikitama välja, siis ka lõpetuseks siuke ekstreemspordialane tweet. Nimelt teismeline tüdruk kirjutab siis järgmiselt. In my opinion see Simle Svensson lihtsalt nii lahe, kuna need poisid teevad hüpekatest trikisid ja tahaks ise ka, aga ma ei saa, kuna ma tüdruk. Aga sellega ma tänaseks lõpetangi, olge lõbusad, olge vahvad, olge toredad, olge õnnelikud. Aga igas midagi, näeme järgmine esmaspäev.